vööd. Nii. Läheme kosmosereisile tulnukaid uurima. Jaa. Väntame. Tere. Tere, no seda ma kartsin. Mina saan aru, et teie olete kuulus UFO, mitte UFO, aga kuulus UFO teadlane. Seda küll, aga teid ma tunnen ka. Ja, Bugatino, tämän Malvina. Väga meeldib. Meil tekkisid UFO-dega seoses mõned küsimused. Ja, palun. Mis mõned? Meil tekkis umbes 1 miljon küsimus. Kõige esimene küsimus. Kas UFO-d on olemas? No kindlasti. Kõik tulnukad ja päris. Kuna UFO-d on tundmatud lendavad objektid, siis mida aeg edasi, seda rohkem neid tuleb. Kõik kohad on täis. Kui vaiksel selgel ööl vaadelda, taevas leiab ikka neid. Kas tulnukad on ka siis olemas? Tulnukad on need, kes seal nende lähedal liiguvad. Need olendid? Jah, ikka on. Aga te räägite nii kindlalt, nagu te oleksite ise näinud oma... Ma olen näinud väga palju pilte ja fotosi ja kohtunud inimestega, kes näinud on. See, et lihtsalt nii palju eri arvamusi on, missugused nad välja näevad, et ühed arvavad, et need tulnukad näevad välja sellised, ja teised arvavad, et nad näevad välja rohelised. Hästi palju inimesi, kes on väitnud, et nad on kohtunud tulnukatega kuskil kõrbes või linna lähedal või üksikases kohas, siis kirjeldavad sarnast pikkade blondide juustega, täiesti inimeste moodi, väga ilusad inimesed. Aga kuidas nad siis tulnukad ära tundsid, kui need tulnukad täpselt nagu inimesed välja näevad? Kaugel seisavad niisugused laevad, nagu siin piltide peal võib näha, siin on kohe päris kenakesed teised. Need on õnnestunud siis pildistada nendel, kellel on aparaadid või kaamerad kaasas olnud. No täiesti taldriku kujulised. Jah, sest kui sa juba pildistad, siis on ju kindel tõestus sellele, et nad on olemas. Aga see põhjus, miks nad meie maale kipuvad, ongi nende eesmärk on uurida, kuidas meie siin elame. Kui nende tulnukatega on vesteldud ja neid on küsitletud, siis on saadud selline vastus, et meie oleme nagu üks suur loomaaed. Kas nende tulnukatega kohtumist saab kuidagi esile ka kutsuda? Kas neid saab kutsuda? Et ma tahaksin nagu väga kohtuda ühe rohelise 3-silmse tulnukaga ja siis tuleb ka. Ma arvan küll, nagu öeldakse, et kui ikka väga tahta, et siis kutsub esile küll. Aga kust nad tulevad? Küsime ära, jah. No võt inimene mõtleb kohe vaatab, et tähti on miljardeid, et ju nad tähtedelt tulevad. Ma arvan, et ei peagi alasti tähtedest tulema. Sest tähted on kohutavad pikk maa ja raske tulla ja meiesugused ei pääse ise kunagi tähtedest. Nii peagi mitte. Aga siis on veel üks võimalus, et nad tulevad kuskilt siit ajakanalitest. Võtta lastel on niisugune mäng nagu spinnerid. Et on olemas niisugused aja- ja ruumikanalid. Et kui sinna kanalisse satub, siis saab minna sinna poole ja sealt kaudu tulevad nemad. Ja neid kanalid on võimalik maastikul ja looduses üles otsida. Aga ma ei ütle muidu poisite turukud hakkavad sinna kanalitesse minema. Ajakanaleid? Ja ma arvan küll, et on. Kas ka Tallinnas? Ka Tallinnas. Kas ka siin praegu? Ei, siin ju praegu mitte. Aga siin lähedal. Ma tulingi just sattusin, kujutanud ette, oleks ma televisiooni sattunud, siis teadnud tulles, ma oleks pannud lipsu ette. Meil siin nii kodune. Väga kodune mõlgi. Aga mis kujuga tavaliselt need lendavad objektid on? Kas neid on erinevaid? Kui nad on ühes staadiumis, kui nad tulevad aegruumi ajast, teisest ajast, siis nad on algul nagu helendavad kerad või plasmapallid, suured valged pallid. Ja vahel on punakad ja rohekad, see oleneb siis, kuidas meie atmosfäär on kas niiske või niiskem. Ja siis, kui nad hakkavad nii-öelda moodustuma siia meie ruumi, siis nad võtavad tavaliselt sellise taldriku kuju ja siis nad on üsna nagu materiaalsed ja koputada saab sinna pihta. Siis üks Eesti huvitav juhtum oli, üks Muhumaa naine oma toas kohtus sellega, küsis, kes nad on, siis nad tutvustasid, ütlesid, et nad on olendid ja et nad kutsuvad kaasa väiksele reisile oma maailma ja naine nagu kahtles, siis tulnukas või olend võttis siis ta käest kinni ja tahtis teda siis niiviisi nagu püsti aidata või püsti tõmmata. Naine ehmatas nii jõudselt ära, ta ammustas teda. Ta ütles, et nii nagu vahvel, niiviisi oli krõbisend. Krõbises täitsa. Väga kuivand. No kuivand, jah. Nad on ilmselt kuskilt, kus on niiskem. Oot, mis ma näen seal? Mis see teil on? Kes? Jaa,
see käib alati kaasas. Ma ei uskunud, et see kaasa tuleb, aga... Kas on päris tulnukas? No, ta on natukene Üks versioon. nagu... Üks nagu näitas, tere. Et ta on nükene sõbralik. Ta on topis, aga ta on selle järgi, kes siin meid külastab ikka aeg-ajalt. No nii. Mina arvan, et me saime nüüd päris palju teadmisi juurde. Aitäh! Ega rohkem ei võtta ja mahukski. Kohtumiseni. Teiega võita omasuguseid. Väike päkapikk, tulnukas. Kindlasti.